Lähme siis edasi töötoaga, natukene energiat sisse puhuda, natuke rohkem arutleda üksteisega, mõelda üheskoos välja siis üks probleem või väljakutse, millega tegelikult tahaks tegeleda, sest nagu me oleme ettekannetest ja aruteludest siin rääkinud, siis lõpuks see peab olema väga juurdunud selles valupunktis või mida tegelikult tahetakse lahendada ja millist väärtust sellest kätte saada. Ja seda selgelt defineerida. Te võiksite ikkagi leida selle ühise probleemi, isegi kui te ei ole kõik kohalikust omavalitsusest, siis ometi te olete ju elanik kuskil kohalikus omavalitsuses ja siis te võite mõelda ka sellise perspektiiviga, et millist probleemi te tahaksite seal lahendada. Ja samamoodi võite ikkagi võtta ka juba varasemalt tutvustatud ühe protsessi, mida siis üheskoos võib-olla edasi arendada. Ja siis kolmandas faasis või sammus oleks siis mõelda ka selle peale, et milline see potentsiaalne lahendus võiks olla ja kuidas saaks seda teha andmepõhiselt, kas digikaksikud võiksid seal aidata, võib-olla mõned muud digilahendused, et seda kõike siis arutada. Lasen siis mikrofoni ringi käima kõikides gruppides, et saaks kiirelt üle käia, millised on need teemad, mida te arutasite seal grupis, mis oli see põhimõtteline probleem ja kui te jõudsite ka tegelikult juba lahenduse juurde, siis ka seda kuulda. Anniki, äkki ma annan sulle kõigepealt sõna, et kuulda seda, mida arutati siis virtuaalsete või online'is. Ma annan sulle mikrofoni ka. Aitäh. Meid seal küll liiga palju ei olnud, arutasime peamiselt kolmekesi, aga me ikkagi võtsime väga andmekeskse probleemi, milleks ikkagi on siis see, et millised andmed on ikkagi väikestele valdadele kättesaadavad või kui mitte nii väikestele valdadele, siis just väikese rahvastikutihedusega valdadele. Et praegune andmete täpsus ruumiliselt ei ole piisav, et teha asjakohaseid otsuseid. Just, et kuidas ikkagi seda elu seal korraldada ja milliseid võimalusi pakkuda. Ja samuti toodi välja ka andmete vähest järjepidevust ajas, et kuidas luua mõõdikuid, mis oleks sobivad ka väiksemate kohalike omavalitsuste arengukavade jaoks, mis tegelikult võimaldaks mõõta liikumist ajas ja mis ei tugineks siis ainult konkreetse inimese, kes parasjagu töötab subjektiivsel hinnangul, vaid oleks ikkagi toetavad sellised numbrid seal kõrval juures ja mitte lihtsalt numbrid, vaid ikkagi, et nende põhjal oleks võimalik teha otsuseid, et vaadata, mis need numbrid ka tegelikult tähendavad, et sellist visiooni poolt ka natukene. Siis rääkisime, et mis siis võiks seal olla, siis jõudsime ikkagi ühelt poolt, me korra arutasime ka seal juba olemasolevaid lahendusi, et ühelt poolt vaadati otsa sellele uuele RIA lahendusele, mis on siis andmenõusoleku teenus, et seda tooti välja, et kas tuleviku vaates võiks see olla midagi, mis võimaldaks ära lahendada selle probleemi, et neid andmeid ei ole ikkagi saada, vaid et me ikkagi saame siis selle nõusoleku kohalike omavalitsuste käest ja seda ei nähtud probleemina, et inimesed ei jagaks andmeid kohaliku omavalitsusega, sest et ka nemad võidavad sellest. Et raskem on seda erasektorile jagada. Ja samuti siis rääkisime tööriistast, et millised tööriistad võiksid ollagi siis sellised selle lahendusega seotud. Rääkisime ka, et kuidas teha vastavaid sobivaid päringuid selle tööriista sees, et milline see täpsusaste võiks olla ja samuti, et ka selline mudelid ja prognoosimine ja AI-põhised lahendused, mis tegelikult omavalitsuse tööd lihtsustaks. Et sellised mõtted meil siia tulid ühte ja teise kohta, et aga kokkuvõttes on selline, oli väga põnev arutelu ja ma ütlesin ka neile, et julgustasin seda ideed välja käima juba tuleval Targa linna ideekonkursil. Väga tore. Aitäh sulle, Anniki, et said seda modereerida. Lähme siis edasi teise grupiga, võib-olla Külla. Ma ei tea, kas Külla, sina tahad rääkida või keda? Täiendavalt midagi valesti räägin. Ma ei tea, kas ma pean see igaks just.
No tegelikult natuke on see meie teema siis seotud, ehk siis jutt oli siis sellest, et paljusid omavalitsuste osutatavaid teenuseid pakuvad tegelikult erafirmad, olgu siis jäätmed või ühistransport, kes andmeid omavalitsustega kahjuks ei jaga erinevatel põhjustel. Ja tänu sellele siis omavalitsused ei saa neid andmeid kasutades paremini planeerida ega oma hankeid optimeerida, kuna neil neid andmeid ei ole või nad peaksid neid nullist hakkama koguma kusagilt. Ja see on väga oluline, ma ei tea, 10-9 panime siia. Ja miks seda siis ikkagi vaja ongi ikkagi see nii-öelda trendide jälgimine tuleviku planeerimiseks. Teiseks tulevaste hangete optimeerimine, et teha neid targemini ja nutikond, nad tuleks soodsamad ja keskkonnale paremad ja ka otsuste põhjendamine, et miks me siis ühte või teistmoodi oma otsuseid teeme. No mis siis ikkagi teha? Et no oleks ju tore, kui riik kuidagi, ühesõnaga, kui riik teeks mingisuguse nii-öelda keskse andmebaasi nende andmete kogumiseks, kuhu siis ka erafirmad peaksid saatma neid. Loomulikult küsimus, et mis erafirmadel sellest nad nii-öelda, see on neile täiendav kulu, pluss võib-olla ilmselt annavad natukene ära oma ärisaladust, mis see nende motivatsioon oleks. Et siin üks võimalus, et kas meil õnnestuks ikkagi seda kokkuhoiu boonust kuidagi nende firmadega jagada, et see hankesse kirjutada, et kui tekib see kokkuhoid optimeerimisest, et siis neil peaks ka sellest mingi võit ikkagi tekkima, et me ainult kohustust ei saa neile panna selle pealt. Teine teema siis ka veel sellega seotud on, et inimesed võiksid ju ise ka olla nõus oma andmete jagamisega. Nüüd küsimus, kuidas, ehk siit me tuleme selle MyData poole peale nii-öelda, ma ei tea, mis see eesti keeles õige sõna on. Ehk siis, et kus ikkagi see inimene saaks mugavalt seda nii-öelda anda seda õigust siis omavalitsusele, näiteks jäätmete või transpordi või mis iganes. Kui me tahame paremaid teenuseid, et mina andmeid võib kasutada, et kas see siis oleks eesti.ee, kus ma saaks siis korraga anda 10 linnukest või mitu iganes mul on, või see on siis vastava valla või linna koduleht, kus ma saan anda ja muidugi ma pean saama siis ikkagi ka jälgida, mis nende andmetega tehakse või kuskilt lihtsalt saama seda pilti, et mul kui tekivad mingid hirmud, keegi räägib hirmu juttu, et ma kuskilt saan ikkagi teada, mis nende andmetega tehakse. Ja eks siis see sama küberturvalisuse teema oli meil ikkagi ka laual, et kuidas me suudame ikkagi tagada, et siis neid kasutatakse peamiselt ikkagi headel eesmärkidel versus vaenlase, mis iganes teemad. Ja siis ikka see teavituse teema, ehk siis see balanss, kuidas siis me saame balansseerida seda, et neid kasvusid oleks rohkem kui neid võimalikke ohte, mis sellest ikkagi võivad tekkida. Põnev. Aitäh. Ja viimane grupp. Ove, sina siis jagad? Ma proovin siis jagada, ma tulen ka siia ettepoole, et meil natuke oli see sarnane käik nagu siin viimasel grupil, aga meil oli hästi spetsiifiline teema, et meil oli kohe nagu kohalik omavalitsus grupis ja kes väljendas võib-olla oma neid vajadusi päris tugevalt. Aga me võtsime siis sellise valdkonna, mis nagu huvitab paljusid, aga paljud ei tea sellest mitte midagi, sest see on maal. Et võtsime siis võrgurajatiste andmed ja siis nende kättesaadavuse või üldse, et neid läheb vaja siis näiteks kohaliku omavalitsuse töös päris palju. Et kui me linna planeerime, siis me ei tea, me ei saa isegi puud istutada, me ei saa rajada nagu linnas mitte midagi, kui me ei tea, mis seal all on, ilma et me kuskile pihta ei läheks kaevates. Ja tegelikult Tallinna linn natuke sellega on tegelenud, uurinud ka, aga ega need selles mõttes, et need küsimused on ilmselt nagu sarnased, et miks meil need andmeid üldse ei ole või siis on, et mis nendega siis on. Et need andmeid omavad siis ettevõtted, kellel on ärilised huvid, kes pole kindlad, kuna osad andmed on nii vanad, ei ole nad nende kvaliteedis kindlad ja pole neid nõus ka sellepärast võib-olla jagama, et seal on hästi palju erinevaid nagu nüansse, mille pärast andmeid ei taheta võib-olla väga hästi jagada või detailselt jagada sellise detailsusega tegelikult, milleks omavalitsus või riik neid tahaks kasutada. Ja tegelikult on ka see pool seal, et kui vaadata siis seda andmete omaniku aspektist, et kui andmeid jagada, siis peaks olema, see on juba natuke see lahendus, et võrguvaldajad ootavad seda, et neid andmeid oleks võimalikult lihtne jagada, et nad jagavad neid siis ainult ühte kohta, et kõik saaks siis oma vajadused sealt rahuldatud, kui on selline kokkulepe saavutatud, et annavad andmeid kas siis riigile või omavalitsusele, aga kõik saaks siis neid
sealt ühest kohast kasutada. Aga me teame juba seda, et see detailsus võib olla siis erinev, et kes kuidas neid tahaks kasutada. Mis me siis nagu mõtlesime, et meil ei ole, seal ei olegi nagu head lahendust, et seda on nagu uuritud, et seda seisu, mis maa all on, kuidagi nagu efektiivselt nagu kaardistada ei saa. Ja muutuma peaks siis töövoog, et vähemalt seal, kus on nagu lahti kaevatud olukord, et seda siis kaardistada. Ja et muutuma peab siis tööprotsess selles osas, et siis neid võimalusi nagu ära kaardistada ja siis jah, me teame juba, et on võimalik hästi lihtsalt piltide abil siis teha sellised mudelid ja neid hakata siis koguma näiteks. Et ja mis siin veel, et võimalus jah, nii nagu võib-olla nagu mis ma siis ütlen, kutsuks ka siin jälle riiki appi, et mingid regulatsioonid peavad paigas olema, muidugi omavalitsus võib seda teha ja ise siis kehtestada näiteks omavalitsuse maal need mingid teatud õigused, neid andmeid nagu saada, aga kindlasti selline nagu küsimine nagu kurjalt võib-olla nagu ei aita, et peaks ka seda präänikut pakkuma, aga tegelikult neid andmeid vajavad siis tegelikult ju kõik omavalitsused, mitte mingi üks omavalitsus või et selles mõttes võiks seal riigi tasandil olla selline regulatsioon, kus tuuakse siis välja see tõesti, et siin olid jah erinevad näited, et kuidas seda nagu rakendatud on, et kus see on mingil määral nagu toimima saadud, et näiteks, et vastutuse jagamine, et näiteks siis selline nagu teistsugune ärimudel seal nagu tekitada, et kui andmed ei anna, et siis me kaevame seal, kus nagu võib või ühesõnaga, et ise vastutate, et selliseid käike, aga siin sellist nagu head lahendust me tegelikult välja ei jõudnudki mõelda. Ei jõudnud ka selleni, et kuidas ülikoolid võiks nagu saada abistada, et seda on ka juba nagu natuke uuritud, nii et selline lahtine teema, on juba käsi püsti, jah. Küsiks, et meil kolmandas voorus teab oli see ka üks lahendusidee, siis Kliimaministeerium ütles meile, et meil on tellitud, kohe läheb laiv, eelmise aasta oktoobris tuli tema laivi, mis sellest nüüd siis sai, ma ei tea, kas keegi teab, kas see oli nii ma tean, et see ootab kõigi... Ei ole laivis jah, ootab kõigi muude tulekahjude kustutamise taga lihtsalt. Aga põhimõtteliselt on siin töölaual on... Aastaid valmis? No jõkke proovi lahendus on valmis jah. See Signega me just ju ka hiljuti kohtusime seal. Et VRA... perekonnanimi oli Signal, no ütleme, Siil, jah, et kohtusime, ja et tõepoolest, küsimus selles andmebaasis endas ei ole probleem. Paneme kasti püsti, topime ka andmeid täis ja lepime struktuuri kokku, kuidas on. Aga need andmeid kvaliteetselt sinna ei tule niisama lihtsalt ei juhtu. Ehk mida VRA tegelikult teeb, on selle, et teeb selle kasti valmis. Protsessis midagi selles mõttes ei muuta, ei olegi plaanitud sinna muutuma, vaid ta ongi tehnilise lahendusena mõeldud sinna teha. Küll mingid teatud osades on nüüd kohustus, me saame aru, tekkinud näiteks sidevõrkude puhul on Euroopa Liidu tasandil tekkinud kohustus, et ära lahendada see probleem või õigemini, et sidetelekomid siis peavad oma andmeid nüüd esitama. Et see, ma sain aru, et üsna kiiresti peab selle siin ka lahendama nii-öelda seaduse tasemel Eestis ka ära. Ehk selleks on antud aega ainult mõned kuud või võib-olla oli aasta äkki või midagi sellist. Maikuu oli, aga ma ei mäleta, mis aastal. Kas see või järgmine? Nii et ja lõpuks on see, et ka VRA ilmselt ei täida kõiki neid vajadusi ära, mis linnal on nende andmete detailsuse kohta vaja ja ei olegi mõeldud ilmselt selle ülesande täitmiseks lõpuks ja see tähendab ka jälle lõpuks selle küsimuse, et palju meil neid digikaksikuid vaja on. Seal lihtsalt ongi see, et näiteks detailsused on erinevad, see tähendab, et vähemalt mingis osas peab ikkagi linn oma huvide eest seisma nagu nii ise, et ei saa siit ka mitu korda kõlama nüüd see mikrofon käes, siis ma mainin ära, et jah, et igased probleemid andmete asjadega on ja et aga riik võiks teha. Et meil muidugi on, aga tehke teie. Suur tänu. Omalt poolt lihtsalt kommentaari korras mainin, et tõesti need
metatasandil või sellisel horisontaalsel tasandil tegelikult ju kõik need probleemid olid samad. Et lihtsalt see valdkond vahetub ja seetõttu tegelikult võikski nagu mõelda seda, et kuidas me siis selliste sarnaseid protsesse üheskoos püüame lahendada. Tuleb meelde nüüd eelmisel aastal vist, kui veel digi nii-öelda teemad olid MKM-is, toimus rida töötubasid ka näiteks andmekoostöö arendamiseks ja tegelikult see võiks olla täpselt KOV-i kontekstis tuua laua taha ka need võrguoperaatorid, et koos siis mõelda, et millised oleksid need võimalused, et tegelikult seda ühist huvi tuvastada ja sealt siis hakata edasi minema, sest lõpuks räägime andmetest ja platvormidest ja digikaksikutest, aga tegelikult see on lihtsalt nii-öelda tehniline pool, aga nii-öelda see probleemistik on tihtipeale selle mittetehnilise nii-öelda poole juures. Aga loodetavasti annab see mõtteainest, meie kogume need mõtted veel eraldi kokku, loodetavasti saame siis kuidagi ka omalt poolt edasi nügida, et neid arutelusid pidada. Ma tõmbaksin nüüd vaikselt siis selle päeva kokku. Meil on olnud päris pikk päev, rääkinud paljudest mitmetest teemadest. Siin on kõikide meie esinejate kontakt emaili aadressid, et kui on meil küsimusi või veel teemasid, mida tahaks eraldi arutada, saate ühendust võtta.